Tere kuulama vaatama Koma podcasti. Me oleme öelnud, et selles podcastis me tõesti tahame julgustada noori juhte ja meid noortendus Komana inspireeribki väga palju siis kuningas Joosia lugu, kes oli siis selline teismeliselt kuningaks saanud juht, aga mis veel enam, ta otsis Jumala südant ja hoolimata oma noorusest tegi nagu imelisi samme või nagu Timoteus, keda Paulus siis oma kirjades julgustab. No läbi naljavilu ma võiks öelda, et täna on meil külas siuke Timotinna ehk siis täielik nais Timoteus, kes on nagu, ma arvan, üks Eesti ägedamaid näited noorest, pühendunud juhist. Tere tulemast siia, Laura Kokma. Tere! Väga tore siin olla. Väga meeldiv, et sa siin oled. Ma tean, sa ei ole siin toas üldse esimest korda, et miks ma teadsin sind kutsuda on muidugi sellepärast, et me oleme nüüd paar aastat teinud koostööd noortetöö vallas. Ja võib-olla alguses natukene heietame ka, et kust näiteks mina üldse sind teadma sain. Ehk et jalgpallilaager, me ütleme, et Koma jalgpallilaager, tegelikult see on nagu kohalike kogudeste jalgpallilaager, mida lihtsalt siis Koma nagu modereerib kogu seda asja. Ja siis ma mäletan, et sinu isa, kes siis kandis ja siiamaani mingis mõttes selles rollis, aga kandis siis Türi ja Paide kandis sellist jalgpallitöö rolli, võttis ka oma lapsed laagrisse kaasa ja sina olid üks neist, nii et ma arvan, et sa võisid sellel ajal äkki olla mingi 14 või selline. Midagi sellist, jah. Ja tulid kohe sõbrannadega koos, eks ole? Tulin ja ikka koos ja tulime 3-8 tulime ikka kohale ja. Aga me jõuame sinna, et miks sa seda kõike teed, milline on su süda on ju ja mida Jumal on teinud, aga mis selle jalgpalliga on, et siis mis su seos jalgpalliga on, et sa olid valmis jalgpallilaagrisse tulema tol ajal? No ma ütleksingi, et see oli lihtsalt nii suur osa nagu minu perest, et minu isa tegeles sellega, minu vennad tegelesid sellega ja kui minu isa ka käis kusagil trenni tegemas, siis me nagu ikkagi sattusime kaasa. Ja siis ma hakkasin ise ka jalgpalliga nagu kõrvalt nagu natukene rohkem tegelema ja oli selline viis, kuidas nagu vendadega aega veeta natukene selle nagu naljalõbu pärast nendega mängida vahepeal. Ja siis, ja kui tuligi selline võimalus, et tüdrukud said ka tulla jalgpallilaagrisse, siis ma mõtlesin, et tulen ka, sest alati rääkis, et see on nagu väga äge nagu kogemus ja selline laager. Jaa, absoluutselt ja olles ise olnud selle jalgpallilaagrite selles põhitiimis nüüd juba väga pikalt, siis meie olime ka aastaid palvetanud, et tuleks naisjuht esile ja näed, ühel hetkel oli lihtsalt kellega tütarlaagris kaasas ja täna on sul põhjus siin stuudios olla, sest sinu lugu on väga inspireeriv. Et täna siis on üks äge süke mittetulundusühing, aga rohkem kui mittetulundusühing on ta ikkagi teenimistöö, millest sa oled nagu terve perega osa ja mõjutad noori üle Eesti, aga me sinna jõuame. Äkki räägime sinu taustast veel ka, et võib-olla räägi natukene üldse et kuidas sa nagu usule tulid, mis sorti peresse kasvasid, milline nagu sinu taust on? Jah, mina olen siis üles kasvanud kristlikus perekonnas, et suguvõsas muidu meil üldse nagu kristlasid palju ei ole ja minu vanemad said ka mõlemad päästetud siis, kui nad olid noored täiskasvanud, selline 22-20 pluss igatahes. Kas nemad said päästetud siis mingi 90-ndatel sellise laine ajal või? Midagi sellist jah, selle sees. Ja kui mina sündisin, siis nad olidki juba mõnda kristlased olnud ja käisid koguduses ja ma olen ka nagu koguduses väiksest peale käinud. Aga nagu sellise otsuse, et Jeesust nagu järgida või tahta ise seda elu ka elada, ma võisin olla umbes 12, see oli ühel noortekonverentsil, et siis ma nagu kogesingi, et tegelikult ma tahan nagu midagi enamat. Mis konverents see oli? See oli Türi missionikoguduse poolt korraldatud noortekonverents, et siis tol ajal me käisime ka seal, siis ma olin nagu selles ka rohkem osa ja aitasin seal natuke kaasa ja et siis ma seal olin ja kuulasin ja südant kuidagi väga puudutas, et tegelikult ma tahaksin nagu Jumalat nagu rohkem nagu ise selle sees ka olla. Aga teismaaeg nagu ta oli väga selline kõiku, keeruline, koolis kõik on täiesti teise nagu mõttelaadiga, ei ole siis kristlased ümberringi, et siis seal nagu sellist kõikumisi nagu oli, aga ma ütleksingi, et isiklik suhe Jeesusega mul hakkas kujunema siis,
või nagu kasvama siis, kui ma läksin äkki gümnaasiumisse kusagil seal, sellepärast et siis ma hakkasin, alles siis ma hakkasin tegelikult piiblit nagu ise lugema ja siis ma nagu avastasingi nagu selle täiesti nagu teise maailma, tegelikult mis nagu Kristus on ja kes nagu Jumal on ja hakkasin seda nagu natuke nagu õppima, uurima, lugema ja siis ma tundsin, et tegelikult see on nagu koht minu elus, kus ma nagu ise nagu rohkem juba kasvama hakkasin. Et jah, et see on siis natukene minu taustast. Vägev. Ja ma mäletan ka nüüd juba võime päris palju aastaid tagasi kerida, et kui ma ka tulin vahel siis Türile külla ja vaatasin, kuidas te seal organiseerisite sellist jalgpallikogunemist, siis sa olid nagu juba näha, et väga nagu südamega kaasas, et kuidas nagu Jumal su südame nende noorte pärast nagu murdis või mis sind nagu pani sellega kaasas olema? Oli lihtsalt isa käsk või oli midagi veel? Ma mõtlen siis maise isa käsk või oli siis taevase isa käsk ka või? Kuidagi selline kombinatsioon ja et no kuna mu isa on seda aastaid nagu läbi viinud, ma olen sellest kaasa olnud, siis mõnes mõttes on see olnud ka nagu loomulik nagu protsess, et kuidas ma nagu ise sinna nagu sealt rohkem vastutust lõpuks nagu saanud nagu olen neid võimalusi, neid samme teha. Aga teiselt poolt ma ütleks üleüldse, et kuidas nagu Jumal rohkem minu nagu südant nagu noortele kuidagi avas või näitas seda nagu armastamist temal nagu nende vastu on ja seda igatsust minus nagu seda teenimist nagu sütitas ülesse. Oligi see, et tegelikult põhikooli lõpus gümnaasiumi alguses ka tegelikult ma ise olen maadanud hästi palju erinevate asjadega, selline ärevus, masendus, selline suur nagu rõhumine ja kui ma ka nagu Jumalalt nagu palusin kuidagi tervendamist või et kuidagi mu elu muutuks, siis ta tõi kuidagi hästi selle välja, et tegelikult hästi palju need probleemid on nagu minu enda kuidagi enesekesksusest nagu tegelikult välja kasvanud. Ja ta ütles mulle üsna nagu selgelt suunas, et kui ma tahan nagu terveneda, kui ma tahan muutuda ja et Jumal mind uuendaks, siis ma peangi nagu õppima nagu teisi teenima, et kui ma teisi nagu armastan, teisi aitan nagu teenida ja teisi teenin, siis selle käigus nagu Jumal tervendab ja muudab ja uuendab mind. Et see on nagu see sõnum, mis ma nagu Jumalalt sain ja siis sellest hetkest alates ma hakkasingi nagu rohkem nagu selles mõttes väljapoole nagu endast nagu väljapoole mõtlema, et kuidas on need siis viisid, et kuidas ma nagu teenida teisi nagu saaksin, nagu Jumal nagu kutsunud on. Ja. Kuidas sa kuulsid Jumalalt seda, et kui võib ka vahele küsida? Ma tegelikult kuulsingi seda läbi tegelikult piibli lugemise, et kuidagi piiblit lugedes kuidagi hästi see sõnum salga ennast, järgne mulle, et see kõik erinevates kohtades, kus ma lugesin, see hakkas lihtsalt nii palju nagu välja tulema, ma lihtsalt kogesin nagu südames selle tõe ära, et tegelikult mida nagu, kuidas Jumal nagu kutsub ja kuidas ma ise olen nagu endale need enesekeskusest need probleemid nagu endale tekitanud, et mida enam ma lugesin, seda rohkem ma nagu see tõde nagu minu südames kuidagi kinnitus. Võib-olla lähme sinna, et kui sa ise esimest korda tulid siis sinna jalgpallilaagrisse Ristil, olid selline umbes 14-aastane tüdruk, võtsid mõned sõbrannad Türi missionikogudusest tol hetkel siis kaasa. Et mis sa kogesid seal laagris? Mida sa mäletad? Ma mäletan, et väga ägedasti oli organiseeritud kõik, ma mäletan, et oli väga lõbus. Ma ei hakanud komplimente otsima või meie tiimile. Mis mind nagu hästi kuidagi rõõmustas või pani hämmastama oli see, et tegelikult nii paljudel erinevatel nagu tasemetel nagu inimestel on võimalus täiega nagu jalgat nautida ja ma lihtsalt mäletangi, et mul oli ka mu 2 sõbrannaga nagu väga-väga tore ja ma mäletan neid vestlusi erinevate inimestega, et lihtsalt kuidas kõik nii nagu abivalmid ja teenivad olid ja kuidas nii nagu kuidagi pühendunud ka nagu noortele ja see oli lihtsalt nagu väga ilus aeg. Ja siis tulid uuesti ja uuesti. Ja mis siis nende aastate jooksul veel nägid või kogesid või mis seda uuesti tulemist veel omakorda põhjustas?
Ma arvangi, et see esmane nagu äge kuidagi kogemus ja see nagu jalgpall ja see, et mul oli teine sõbrana ka, kellele tegelikult nagu meeldis see ja et mulle nagu endal oli ka see esiteks nagu jalkahuvi, aga tegelikult ka rohkem nagu kuuldagi tegelikult ka nagu Jumalast natuke selles mõttes olla nagu üles ehitatud ja näha, et kuidas kristlased selliseid asju teevad. Ja kindlasti on äge osa olnud ka sellest, et kasta nagu palju ameeriklasi, et nendega on alati ka olnud väga äge tutvuda. Ja nüüd see kogemus, kui nüüd kõrvutada seda jalgpallitrennidega, kus sa nagu ka muidu ka praegu käid või enam ei käi vist, nüüd sa oled juba praeguseks üliõpilane, et sa ei saa, aga sa oled käinud on ju tüdrukute jalgpallitrennides, et kuidas sa need õhkkondasid võrdleksid omavahel? Ma ütleksingi, et see tegelikult need õhkkonnad on nagu väga nagu erinevad just selle nagu eesmärgi poolest, et nagu, et kuhu nagu täpselt jõuda nagu tahame, et H-spordides on tegelikult rõhutakse väga sellele nii jalgpallioskuste arendamisele kui ka suhtele Jumalaga, kõik see nagu ja just nagu, et need suhteid nagu luua. Kui ma jalgpallitrennides, tüdrukute jalgpallitrennides käisin, siis ma kuidagi kogesin seda, et need suhted, neid kuidagi ka proovitakse nagu natukene nagu kuidagi luua või nagu toetada, aga tegelikult inimesed on nagu kuidagi rohkem kinnised enda nagu sees ja et kõik need suhted ja kõik see, need on teiste pingete pärast nagu seal nagu tagapool järjekorras. Ma vahepeal mainin ka vaatajale ära, et Age sporditöö on siis koma selline allprojekt, mis siis tegelikult ühendabki kogudusi, kes soovivad siis läbi spordi jõuda noorteni ja Türil ja seal Paide piirkonnas natuke sellised kaksikud on ju, et ma ei tea, Tallinnast mees võib-olla eksin selle väljendiga, aga mulle alati tundub, et see rahvas nagu kattub üksteisega ja käib siin-seal, et ei olegi suurt vahet. Aga igal juhul, et seal nagu see ka teie peres nagu on kuidagi jäänud, et lähme läbi spordi, lähme läbi jalgpalli, jõuame noorteni, et seal Türil on siis see selline kunstmuru väljak seintega, eks ole, seal suure Canvixi staadioni kõrval ja seal on kogu aeg nagu mingi kogukond. Et võibolla räägi Laura sellest võibolla rohkem, et läbi aastate, et mis sorti kogukond seal oli ja mida te siis nagu teadlikult seal tegite ja pärast jõuame selle uue visioonini ka veel, mis teil terve perega on. Algselt ma tean, kui minu isal oli rohkem see koguduse keskne tiim, siis seal nagu väga palju seda kogukonda või muid ei olnud. Siis me olime kogudusega, tegime seda palju, siis vahetevahel nagu mõni noor ikka nagu tuli, aga ülekaalus olid ikkagi nagu koguduse liikmed. Siis edasi tegelikult ma arvan, et kuna me järjepidevalt iga laupäev nagu olime seal, siis nagu noored ikka tulevad ja vaatame lõppude lõpuks, kuna seal mingisugune selline melu ja elu käis, et siis noori kuidagi see tõmbas ja nad nagu tahtsid selles mõttes ka natuke millestki nagu osa saada või lihtsalt nagu jälgida kõrval, et mis täpsemalt nagu toimub. Et minu arust imeline nagu ongi seda näed, kuidas see nagu noorte arv kuidagi nagu kasvanud on, et on väga palju neid, kes ei tahagi mängida, aga kellele meeldib lihtsalt kõrval samal ajal istuda ja vaadata, et mida me teeme. Et jah, et me lihtsalt selles mõttes nagu nägimegi, et seda tööd ei saa katki jätta, sellepärast, et kui me lõpuks nägime, et kui palju nagu noori see ikkagi tõmbab, et tegelikult see on nagu üks viis väga, väga nagu imelist võimalustest, et kuidas nende noorteni nagu jõuda ja kui nad sinna nagu kogunevad. Aga millised need Türi noored on siis, kes ei ole kogudusest? Kuidas sa kirjeldaksid või kas nad vahel avavad ennast, et mis nende elus toimub või mis nende taust on või kuidas sa kirjeldad neid noori? Ma arvan, et nendega oleks nagu lihtsam võib-olla nagu sügavamalt rääkida, kui nad oleksid võib-olla üksi, aga nad on oma sõpruskondadega, siis nad ikkagi, eks nad pigem tegelikult teevad natuke nagu nagu viskavad nagu nalja selle üle, et kui me nagu räägime ka nagu jälle nagu Jumalast ja palvetame, aga nad on hakanud selles mõttes kaasa palvetama. Ja ikka, et jah, muidu oleks, ma arvan ka nagu väga igav, aga samas on näha, et kui räägime tõsisematel teemadel, siis
pilgud lähevad kuidagi alla ja mõni võib-olla muutub natuke mõtlikumaks ja kui me ka palvetame, siis on nagu huvitav see, et noh, lõpus, kes ütleb poolnaljaga, kes nagu juba harjumust nagu ka ütleb kaasa nagu aamen, et sellised väiksed nagu siuksed sammud, vihjed on nagu väga äge näha. Kuidas teil tavaliselt see järjekord on? Noored on seal, saate kokku, mis järjekorras juhtub sellel kogunemisel? Me tavaliselt tulemegi kohale kella 5, siis vaatame, kui palju inimesi on, kui on natuke vähe, siis natuke ootame ja siis kutsumegi kõigepealt need noored sinna siis kokku, ütleme, et nii alustame treeniga, et tuleme kõigepealt siia, meile meeldib alustadagi siis Jumala nagu sõnaosaga, et jagada mingi lugu, rääkida neile natuke sellest ja alguses nagu palvetada, et see on meie jaoks olnud nagu hea algus ja siis pärast seda siis teemegi natukene kas midagi sooja, jookseme natukene ja jagamegi tiimidesse ja nagu mängime, et meil on hästi suur osa nagu siis nagu jah, mängulisuse nagu pool, et kõik nagu saaksid mängida, et see nagu noortele nagu väga nagu meeldib. Ja olete te vahel nagu kutsunud kuskile sealt edasi või väljaspoolt seda konteksti ka mingid kokkupuuteid on või igatsete või kuidas sellega on? Et ikka oleme nagu noortekatele suunanud, eriti kui meil varem seal Türi missionikogudusega rohkem oli nagu koostöö, aga muud nagu üritused, et mingisugused draamad või siis noh, kui on mingisugused kogudussisesed mingid üritused või ongi noortekad, et oleme proovinud nagu edasi ka kutsuda laagritesse. Kuna see koguduses on ju läbi ajaloo on tõesti omane nagu need etendused, eks ole, sa mõtlesid neid, jah? Jah, mõtlesin neid, jah. Aga pigem ma arvangi, et on rohkem oleme proovinud nendesse laagritesse nagu ka suunata kutsuda ja noortekatele, et eks nad neil võtab tõesti aeg, et nagu avaneda ja nendele ka võimalustele, et nendest kinni nagu võtta, aga et me oleme need võimalused, asjad kõik nagu õhku visanud küll. Et jah, et oluline kindlasti on ka neid nagu edasi suunata, et kuidas nagu edasi tegeleda. Vähemalt anda see nagu võimalus nendele, et kui nad nagu tahavad. Noored Eestimaa südames. Räägime nüüd sellest. See on nüüd nagu selline laiem teenimisviis. Eriti siis sinu isa ja vendadega koos ja kuidas nüüd, mis selle lugu on, kuidas see tekkis? See algaski tegelikult nagu üsna vaikselt, päris põnevalt see algaski siis minu tegelikult isaga, et talle tuli kuidagi südamesse see puudutus, et ta tuli meelde, et kuidas kunagi trennides, mida ta siis oli Türil läbi nagu viinud, oli siis üks noormees oma vennaga, kes oli tõesti kindlasti lastekodust. Ja siis millalgi tal tuli nagu südamesse selle lastekodu juhatajaga nagu talle helistada, et sellega ühendust võtta. Ja see oligi selline nagu väike kuidagi igatsus, väike selline soov, et ega ta alguses ka ei teadnud, et sellest nüüd nagu mingi MTÜ või mingi midagi siukest nagu välja koorub, aga pärast selle juhatajaga rääkimist ja sellist organiseerimist ja et samm-sammult läkski edasi niimoodi, et ta siis hakkaski seda MTÜ osa nagu plaanima ja siis vaikselt, kui see mõte nagu arenes edasi, siis tuli ainult ühe nagu lastekodu kohtumine, et tema juhatajaga ja nende lastega ja siis mina sain ka nagu sinna kaasatud vaikselt ning jah, et see 2 suve siis tagasi oli siis esimene kord, kui meil see nagu projekt nagu oli lastekodu noortega ja suvel laagrites ja nüüd jah, see suvi, mis nüüd just oli tõesti, et nagu minu noorem vend oli ka siis nagu kaasas, et me oleme nende lastekodu noortele nagu oleme ka ise laagrites nagu olemas, et me siis nagu käime tutvustamas, kutsumas neid noori ning siis oleme nagu taganud ka selle, et me ise oleme nagu nendega koos seal nendes laagrites. Ja et just siis erinevad lastekodud praeguseks, et lähete sinna, promota seda suvelaagrit, olete ise nagu nii-öelda tugiisikutena seal nagu olemas ja siis alguses see esimene lastekodu oli rohkem seal siis Eestimaa südames, oligi seal Paide seal kandis või? Natukene ikkagi veidi eemal. Okay. Aga nüüd on nagu mitu lastekodu, ma saan aru, on kaasatud. Mitu on?
no niimoodi on, et noh, esimene kord me läksime, oli üks lastekodust, temalt me saimegi erinevad kontaktid, eelmine suvi tegelikult me kohtusime juba 7 lastekoduga okay. Ja tegelikult kontakte on nagu veel rohkem, et see aasta nüüd saab varem selle ettevalmistusega alustada, et ka rohkematega nagu ühenduda ja kohtuda. Kui avatud need lastekodud on olnud seoses sellega, et no nad ju saavad aru, et te olete ise kogudusest ja tegemist on kristlike spordilaagritega. Kuidas see nendepoolne suhtumine hoiak on olnud? Üllatavalt avatud ikkagi, et ka noorte osas, kes on käinud laagris, et nemad on hästi sellised avatud ja siirad ja ka just need lastekodu juhatajad, et nendega rääkides oleme ka nagu, on välja tulnud see, et tegelikult, et nad näevad, et see tegelikult on vajalik või et see on nagu hea asi, millest need noored nagu osa saaksid, et see on nagu kasulik ja kõik see, et mis ongi nagu väga hämmastav see, et algselt me mõtlesime, et mida küll inimesed võib-olla võivad mõelda või äkki tuleb selline suur vastupanu, aga ei, et vastupidi, et inimesed on nagu väga avatud. Seda on nagu tõesti rõõm kuulda ja noh, muidugi ma oskan ka neid küsimusi küsida, kuna ma olen nagu näinud seda kõrvalt, et aga noh, eks meie eesmärk ole see praegu viia rohkemateni, et sellised inspireerivad lood. Räägime möödunud suvest. Tegelikult jõuame sinna suvesse. Kevadel sa olid nagu valmis tegema selliseid ekstra samme, et okei, me komana siis organiseerime ka aeg-ajalt selliseid treenerikoolitusi. Me hüüame ise neid treenerikoolitusteks, ehk siis, aga tegelikult me õpetame seal mitte ainult, kuidas siis õpetada näiteks jalgpalli või discgolfi, vaid ka kuidas siis teha jüngreid, kuidas jagada seda lugu seal trenni algusest, kuidas tuua isiklik näide, piiblikirja koht, kuidas seda teha kõike suhteliselt kiiresti, efektiivselt spordikeskkonnas. Ja kuidas see nagu jüngerlus üleüldse nagu peaks välja nägema. Ja sina osalesid 2 koolitusel järjest, nii jalgpalli kui discgolfi omas. Ja mis sa seal kogesid, kui sa nüüd tagasi mõtled? Et täna, kui me seda salvestame, on sellest umbes pool aastat möödas. Ma lihtsalt mäletangi seda, et selline, et kui ma tol hetkel mõtlesin, et mingi aasta või pool aasta tagasi, kui ma läksin selle peale mõelnud, siis ma poleks ette kujutanud, et ma niimoodi ekspromptu nagu oleksin nendele koolitustele tulnud. Aga nagu ma näengi, et see ongi väga jumala nagu juhtimine ka, et kuidas nagu rohkem nendes laagrites ise ka nagu panustada ja nendele noortele rohkem toeks olla. Et ma mäletangi, et ma sain nendel koolitustel ka väga julgustatud, üles ehitatud, ette valmistatud nendeks laagriteks. Et see oli minu arust nagu väga vinge. Et see nagu motiveeriv faktor oligi see nagu teadmine, et suvel ma nüüd olen lastekodu lastega laagrites ja nagu siis ma tean nagu, mida nagu õpetada spordi mõttes ja kuidas siis vaimulikult olla toeks. Aga siis siuke huvitav, isegi minu jaoks oli üllatus, kui sa otsustasid tulla sinna discgolfi treeneri koolitusele, sest discgolfi sa polnud nagu väga mänginudki, et mis seal selleks veel motivaatoriks sai siis? Arvan, et oligi see, et kui sa selle võimalus lihtsalt mulle nagu pakkusid, siis ma mõtlesingi, et kui ma olen tegelikult discgolfi laagrisse niikuinii tulemas, siis tundub, et see tuleks nagu ikkagi kasuks. Nii et ma lihtsalt mäletangi just seda, et jah, discgolfi laagris osalemine, et siis võiks nagu võib-olla midagi natuke eelnevalt ka osata. Et just seda mäletangi, et kas sind ei hirmutanud see, et see on treenerite kursus, aga ma veel ei oska discgolfi mängidagi? Kuidas sa nagu, kas see hirm üldse tekkis või ja kui tekkis, kuidas sa sellest üle said? No eks veidi oli nagu selline tunne, et jah, et ma tegelikult pole üldse varem nagu discgolfiga nagu tegelenud, seda mänginud, aga ma teadsingi, et teie, kes te seda nagu koolitust ka nagu läbi viite, et eks te teate, et ma võib-olla nagu sellisel tasemel ka ei ole ja ma nagu teadsin, et selles mõttes mul on nagu palju õppida ja kindlasti nagu Jumal ka nagu kinnitab ja tugevdab ja nagu treenib selle nagu läbi ka palju, et siis see kuidagi, see põnevus oli, ma arvan, suurem kui kõik see hirm või ebakindlus. Ja nüüd siis tuligi suvi ja olid nii jalgpallilaagris kui discgolfilaagris ja tõid kaasa lastekodu noori.
ühes olid vist ainult tüdrukud kaasas ja teises oli poisse ka. Räägi mõlemast laagrist, alustame jalgpalli omast, et mis seal juhtus? Ja ma arvan, et jalgpallilaagris, mis oli ka nagu seda promodes oli lahe see, et tegelikult oli palju tüdrukuid, kes olid huvitatud ja tuligi siis 2 tüdrukut, mis oligi võib-olla vahva oli see, et ma sain nendega rohkem nagu eraldi nagu tegeleda, aga trennida nagu neid rohkem julgustada ja mis võib-olla mis oligi nii eriline see, et kuidas minul nagu nendega see suhtlemine nagu arenes ja et ma nägin seda protsessi kõrvalt, et kuidas nad nagu olid kuidagi nii avatud nagu ka Jumalale ja et kuidas see nagu samm-sammult nagu edasi läks. Et minu arust väga lahe, me käisime just uuesti nendega kohtumas ka rääkimas ja nad on nagu väga elevil ka järgmise suhe suhtes, et kindlasti see jättis nende sisse nagu väga ilusa hea mälestuse ja nad ootavad ka nagu juba järgmist laagrit. Et aga jah, et tõesti need 2 tüdrukut, nad mõlemad olid väga avatud, üks oli 11-aastane, teine oli 12-aastane, et suhteliselt sarnane nagu vanus ja mõlemad võtsid tegelikult laagri lõpus ka siis Jeesuse nagu enda ellu vastu, et seda oli nagu väga imeline nagu kõrvalt nagu näha, tunnistada. Ja vau. Kas sa ise oled aru saanud, mis andis neile selle tõuke või arusaamise, et võtta Jeesus vastu? Mulle tundub, et see oli kuidagi hästi imeline Jumala töös, sellepärast et selles laagris nad saidki tegelikult alles esimest korda nagu kuulsid üldse Jeesusest ja Jumalast ja kõigest sellest. Täiesti esimest korda? Täiesti esimest korda ja nad nägid, et mul on nagu enda piibel ja siis nad hakkasid mõtlema, et mis see nagu on ja nii huvitav, et me siin olen märkmeid teinud ja siis me vabal ajal ka, eks me seda nagu sirvisime veidi, küsisid erinevaid küsimusi ja tundub, et oli Jumal see, kes neile nagu seda kõike sõna avas ja nende südameid nagu puudutas, et ja see lihtsalt, kuidas me vestlesime ja see nagu, kuidas Jumal nagu ka neid vestlusi nagu suunas ja nagu neid nagu avas, et nad lõpuks selle otsuse tegid. Ja discgolfilaagri? Ja discgolfilaagris, jah, õigus. Sinna tulid siis 2 poissi. Ja ma mäletan, et enne discgolfilaagrit ma siis mõtlesingi, et okei, et nad on poisid, nad arvatavasti minuga nagu nii väga võib-olla rääkida ei taha, kui näiteks minu vennaga, aga hästi üllatav oli see, et laagri esimesel päeval juba ma sain nendega väga hästi läbi ja me rääkisime, vestlesime palju, tegime erinevaid asju koos ja nende puhul ka ma nagu nägin, üks poiss oli siis rohkem natukene avatud, teine oli nagu täiesti kinni, ta ütles, et ta ei taha Jumalast nagu mitte midagi kuulda, et ta küll nagu tegelikult oli näha, kuidas ta nagu huviga mingeid asju nagu uuris ja kuulas, teiste nagu vestluseid. Just, et tegelikult laagri viimasel õhtul siis see üks avatum siis poiss, tema nagu võttis Jeesuse vastu, sai oma piibli ja siis oli üks teine tüdruk ja kellega me igatahes me moodustasime sellise väikse grupi, kus me nagu rääkisime, lugesime piiblit ja siis see kinnine poiss ka, kes nagu üldse Jumalast mitte midagi kuulda ei tahtnud, et ta nagu tegelikult seal nagu vaatas ja kuulas aga siis ikkagi ütles, et tema ei taha nagu mitte midagi sellega nagu pistmist teha, et piibel, et tema küll mingit piiblit ei taha sellist asja, et tema oli selline kinnisem, aga tegelikult oli ikkagi näha, kuidas nagu Jumal nii väga nagu avas ja puudutas ja kuidas tegelikult juba järgmises laagris tegelikult, kui ma selle sama kinnisema poisiga nagu rääkisin, siis ta tegelikult ütles, et ta tegelikult ikka see piibel tundub päris lahe ja tegelikult ta tahaks ka nagu rohkem tegelikult teada, aga et jah, et alguses oli kuidagi naljakas vaadata, et neid reaktsioone nagu, et sellele kõigele nagu Jumalale, sest tõesti nad kuulsid nagu alles esimest korda Jumalast, nad olid esimest korda nagu kristlikus laagris. Ja ma tean, enne saadet me rääkisime, et sul on nagu võib-olla 2 konkreetsemat lugu muudeteludest. Kas sa nüüd põhimõtteliselt rääkisidki need ära või oli veel midagi lisada? Ja üks lugu oli, mis ma mõtlesingi jagada, oligi see, et kus discgolfilaagris siis üks poiss, kes oli enne nagu hästi kinnine, hästi selline vastu, siis teises laagris tegelikult oli nii avatud ja ta oli nii, võib-olla selle lisaksin veel juurde, et ta oli tegelikult nii rõõmus, kui ta endal oma piibli sai, et ta seda otsust veel teha ei tahtnud, et Jeesus oma ellu nagu vastu võtta, aga ma nagu nägin seda, et kuidas ta sügavalt selle järele mõtles
ja ta väga sooviski nagu väga siiralt endale oma piiblit ja kui ta ka selle sai, siis ta tõesti ta nagu hüppas nagu rõõmust ja ta nagu jooksis oma teise sõbra juurde, et näitas talle oma piiblit, mul on nüüd piibel ja ta oli nagu nii rõõmus, et seda oli nii lahe vaadata. Et see oli jah, see üks lugu ja siis teine lugu on ka ühest tüdrukust, kes siis algselt oli ka suhteliselt kinnine nagu Jumala suhtes. Võib-olla nagu paremini kirjeldaks, et ta tegelikult üldse nagu sellest teemast väga huvitatud ei olnud. Ja siis, kui oli viimasel, siis jällegi laagri viimasel õhtul oli see palveteekond, palverännak, siis ta nagu ka otseselt nagu väga minna ei tahtnud, aga siis me rääkisime temaga ja siis ta oli lõpuks nõus nagu koos minema. Ja siis me läksime ja käisime nüüd punkte nagu läbi ja siis poole peal ta nagu ütleb mulle, vaatab mulle otsa ja ütleb, et kuidagi imelik, nagu nii naljakas, kuidagi eriline, selline soe tunne on nagu tema sees ja siis ta ütleski mulle, et alguses ta nagu see teema nagu teda ei huvitanud, aga nüüd ta hakkab kuidagi nagu rohkem sellest kõigest nagu aru saama. Ja igatahes, et oli näha, et ta nagu hakkas nagu avanema ja kui me nagu selle palveteekonna läbi tegime, siis ütleski, et ta nagu tegelikult saab aru või et tõesti see tunne on tema sees nagu nii reaalne, et ta tunneb, et Jumal on ka nagu tõesti nagu reaalne ja päris ja siis lõpuks ta nagu otsustas ka sellel õhtul siis Jeesus oma ellu nagu vastu võtta, et see oli ka nagu väga eriline näha seda nagu muutust ja nagu kuidagi südame avatust. Ma küsin seda sult ära ja see on ka võib-olla mõeldes just vaatajatele kuuldajatele, et kuidas nad üldse teavad, et on vaja midagi otsustada, et Jeesust vastu võtta, et kuidas sa neid oled nagu juhtid neis hetkedes, et kuidas see hetk jõuab kätte, et nüüd mul on koht, kus ma saan otsustada üldse midagi? No selles mõttes need laagrid on hästi selles mõttes üles ehitatud, et nad räägivad kogu evangeeliumi ja tegelikult lõpuks ongi, nad saavad nagu aru, et neil on ka nüüd see otsus nagu võimalik teha ja kõik, mida mina nagu olen teinud ja olen mõistnud, ma saan teha, et ongi nagu väga ausalt ja konkreetselt küsida, aga et mis nagu sina sellest siis arvad ja kas sa tahad seda praegu teha või kuidas sa nagu selles mõttes nagu tunned, ma tõesti, ma nagu ei suru neid, ma ei taha neid nagu suruda, aga samas, et reaalselt neile nagu selgeks teha, et nagu praegu on see otsus, et me ei tea, kas nagu võib-olla kunagi tuleb see otsus veel või lihtsalt ausalt kuidagi ollagi selles hetkes nagu koos nendega, et kui ka nad on segaduses, siis seda nagu austada ja olla selles nagu segaduses ka nende sees ja aitada, toetada ja kuulata ja küsida, et mis need põhjused nagu on. Nüüd sa oled natuke saanud näha ka seda, kuna ma saan aru, sa oled neid ka peale suvelaagreid näinud, et ühe lastekodu noor, milline ta siis oli enne seda muutumist ja milline ta on nagu pärast seda, et kas sa oled näinud, et selgelt mingid asjad on nagu erinevad? Ma arvan, et no ühest küljest ongi see, et noh, tegelikult nad olid juba ka enne selles mõttes väga siirad, väga armsad ja noh, kui ma nüüd neid nagu uuesti nägin, siis nad ma nägin kuidagi seda rõõmu nüüd tõesti nende silmis, aga ma arvan, et tõesti võib-olla see muutus ei ole praegu võib-olla nii nagu võib-olla erinev, sest nad pole veel Jumalaga nagu nii ka palju ja kaua veel edasi nagu liikunud. Me praegu just miks me nagu kohtusime on see, et me tahame neid noortekatele edasi suunata, et siis vaatame, et kuidas nad ka edasi kasvavad, aga tõesti, et ma seda kuidagi silmis ikkagi seda rõõmu näha, seda lootust näha, et see nagu on nagu tajutav ikkagi. Ja minul endale kunagi keegi ütles seoses evangeeliumi koolitusega, nagu evangeliseerimiskoolitusega, et inimesed on protsess, mitte projekt, et see ei ole nagu mingi pesuvahend, et enne ja pärast nagu kohe, vaid et see on nagu üks otsus, seal on üks muutumine ja me teame ju kristlastena, et see vaimulik tõde ongi, et me oleme uuesti sündinud, aga usu kaudu me elame seda välja ja see usk vajab nagu kasvatamist. Mul jäi võib-olla enne natuke küsimata see, aga üleüldse need lastekodu noored, millised nad on, need, keda sina oled kohanud, et mis on nende kõige tüüpilisemad nagu võib-olla mured, aga ka võib-olla midagi, mis on just positiivne, mida sa oled neis avastanud. Vähemalt ma vastan ise natuke ära. Mulle tundus, et nad väga nagu nii-öelda jooksid sinu järgi nendes laagrites, et nad tõesti vajavad, et keegi panustaks neisse, et nad on tegelikult avatud, et keegi minusse on valmis panustama, minule tähelepanu andma oma aega, siis ma olen nagu siin. Et mulje nagu see mulje. Aga mida sa veel tooksid välja nende lastekodu noorte puhul,
keda sa seni oled saanud teenida? Ma võib-olla tooksingi välja selle, et tegelikult, et nad on selles mõttes väga avatud. Väga avatud. Oli näha, et ka avatud nagu Jumalale, kindlasti see Jumala nagu eeltöö, et mida ta nagu oli enne neid laagrid nagu teinud. Aga jah, tõesti, mida ma võib-olla veel nägin, oligi see tegelikult see ka armastuse janu või see, et keegi tõesti nendest nagu hooliks või neid nagu kuulaks. Et neil on jah just nagu seda kuulamist ja seda kõrval olemist nagu tuge nagu vaja kogeda. Et jah, aga nad olid nagu tõesti väga ägedad noored, et sellised tegelikult väga siirad ja väga rõõmsad ja väga avatud. Ja mis on kõige tüüpilisemad probleemid? Et olgem ausad, nad on ikkagi ka paljud teismelised, neil on oma sellised tiineka ilmingud on ju, et ütlen päris ausalt, mis sul kõige rohkem pinda käib, kui üldse käib midagi või sa oled nii särasilmne, et sa saad kõigega hakkama? No, võib-olla ongi ka see, et mõnes mõttes mingitest plaanidest võib-olla kinni pidamine, et kui on see laagri nagu graafik, et mida me nüüd teeme, et võib-olla natuke see distsipliini pool, et oli palju nagu vaja neid vahetevahel motiveerida, suunata, kaasa tirida, aga ja võib-olla ka mingitel pikematel perioodidel ka istumine, aga nad olid ka nooremad, et selles mõttes see on ka nagu natuke tavalisem nende puhul, aga jah, et mingisugused omad sellised kohad olid jah, kus pidi rohkem vahepeal oma kohustsoonist nagu välja tulema. Ma siin kuulan sind ja vaatan sind ja mõtlen, Laura Kookmaa, nüüd siis täna sa oled osa Paide vabakogudusest, eks ole, aga õpid Tallinnas, õpid psühholoogiat ja sul on nagu oma elu ka ja mulle on alati mulje, et sul on särasilmis, sa alati nagu lähed, aga sa siin isegi nagu mainisid korraks, et tegelikult sul oli oma loos koht, kus oli, ma ei tea, ärevust ja sellist teadmatust ja identiteedi vist küsimusi. Räägime sinust nagu natuke veel, et sinu enda karakterist ja sellest, kuidas Jumal kasvatab. Võib-olla ma küsin seda selle nurga alt, et nagu miks, Laura, miks sa teed seda kõike? Et ongi ju, sul on ju vaja nüüd ülikoolis ka käia ja kindlasti võimekust teha väga erinevaid asju elus on nagu palju. Et sa ei pea tegelema raskete noortega. Et sa ei pea nagu andma oma suve nii palju ära, olla laagrites, käimas õppima discgolfi, mis ei ole üldse sinu muidu spordiala. Et miks ikkagi? Ma arvan, et väga lihtne vastus võib-olla ongi see, et tegelikult ma olen ise nagu seda nagu Jumalat palunud ja ta on selle igatuse minu südamesse nagu pannud, et nagu seda kõike teha. Ja kindlasti on just ka see aspekt, et kui me igatseme väga Jumalas ka kasvada suhtes temaga, ise ka inimesteni, siis me ei saa tegelikult paigal püsida. Et väga raske on minu arust olla kristlane, kui sa nagu mitte midagi ka ei tee või üldse nagu Jumalat tundma õppida, kui sa nagu midagi ei tee. Et ma olengi kuidagi avastanud, Jumal on kõnetanud, et siis nagu tulebki tõesti tegutseda ja nendest võimalustest kinni haarata, mis ta on nagu andnud. Et jah, et võib-olla ka ma tahan nagu julgustada just nende võimaluste nagu nendest võimalustest nagu tõesti kinni haaramisest, mida nagu Jumal annab, sest ma arvan, et võimalused millegil võivad nagu lukku minna, kui me nagu nendele nagu ei reageeri, et siis tõesti nagu vastata nendele nagu Jumala kutsetele. See psühholoogiaõpingud, kust see tuli? Kas see on kuidagi seotud kogu eelneva kogemusega või kust see tuli? Tegelikult, mis mind nagu suunaski, oligi tegelikult see nagu noortega tegelemine, et kui tuli see MTÜ Noored Eestimaa südames, tulin nendele koolitustele, ma sain aru, et tegelikult ma tahan nagu mingisugust nagu tugevamat nagu vundamenti alust ka alla, et kuidas nendele noortele rohkem nagu toeks olla, et kuidas see nagu kõik käib, et see oli lõpuks üks nagu olulisemaid asju, mis tegelikult, mis nagu määras selle, et mida ma täpselt õppima tahan minna, et just jah, et Jumala juhtimist nagu on selles nagu palju olnud. Mida sa nagu tulevikus näed? Kas sul on praegu mingid nagu ütleme siis unistused või lootused nagu paigas, et seoses selle sama Noored Eestimaa südames asjaga, aga võib-olla üldse laiemalt, et mida sa nagu tahaksid läbi oma elu veel teha? Praegu, mis võib-olla
lühiajalisem, pikaajalisem selline unistus ongi, et kõikide nende lastekodudeni jõuda, et need vähemalt korra nagu läbi käia, et mis kontaktid meil on sellised umbes 30, midagi sellist. Palju üldse lastekodus on? Äkki need on kindlasti, võib nagu rohkem olla, aga mis meil praegu nagu kontaktid olemas on, mingi perekodud ühe nagu organisatsiooni nagu üle ongi nagu 30 üle Eesti siis. Et tahaks nendega rohkem kohtuda, nendega rääkida ja selles mõttes ma täpselt ei oska ka nagu oodata, kuidas nagu Jumal nagu juhib, aga tundub, et praegu on nagu see juba nii võimsalt nagu kasvanud, et selles mõttes mul ongi nagu põnevus tuleviku suhtes, et ma nagu täpselt ei tea, mis on tulemas, aga et Jumalat nagu usaldada või ma tean, et midagi nagu äget on tulemas. Et jah, et ootan just nende erinevate lastekodu noortega kohtumist, et kuidas neid nagu edasi suunata ja et kuidas sellest nagu osa olla. Vägev. Ma tahaks nagu vist siia lõppu küsida veel sellise asja, et kui nüüd seda vestlust on vaadanud, kuulanud keegi, ütleme veel spetsiifiliselt, keegi tüdruk, kes natuke on ka spordihuvi, aga et mõtleb, võib-olla tal on kõik valikud lahti elus ja võimalused ja võib-olla pakutakse palju, et mis sa ütleksid, mis on üks hea otsus, mida sina tegid, ütleme siis sellise keskkooli tüdrukuna, mida sa nagu mitte siis absoluutselt sa ei kahetse seda, vaid just nagu soovitaksid seda otsust? Ma ütleksingi, et vaata neid võimalusi, mis sinu nagu ümber on ja lihtsalt katseta ja proovi erinevaid asju, et sa võid väga üllatuda selles suhtes, et mis sind nagu kõnetama hakkab või kuidas Jumal nagu sind nagu juhib. Et ma soovitangi, haara nendest võimalustest kinni, mis su ümber on ja et sa ei pea otseselt kohe mingit valikut tegema, aga et sa lihtsalt vähemalt prooviksid erinevaid asjad, mis su nagu ümber on, et tõesti, mis kõnetab. Ja sina oled küll üks julge proovija olnud ja avastanud, kuidas see Jumal saab kasutada. Mulle väga meeldib see punkt, et vähemalt anna võimaluseks selle. Vägev, Laura. Ma ei tea, mul on tunne, et meil on veel koos seiklemist ka ees, kui need suvelaagrid ja asjad tulevad, et kindlasti ma isiklikult jään põnevusega jälgima, kuidas sina teenid ja tegelikult ka su vendadest, siis kes tahes neist või su papski, kes on mul tegelikult vana hea tiimikaaslane isegi jalgpallis. Et igal juhul aitäh, et sa võtsid aega ka tulla siia ja et sa tõesti jagasid oma südant, et see on kindlasti nagu väärt, et me saime neid lugusid sult kuulata. Et ole väga õnnistatud selles, mis nüüd edasi veel ootab sul eluteel. Suur aitäh, sina ka. Just. No nii, head vaatajad, kuulajad, hoidke siis palves ka neid lastekodu lapsi, noori. See jäi meil isegi mainimata, paljud neist pole üldse nii väga nende spordialades nagu suure püüdlusega. Tähtis oli see, et Jumala armastus jõudis nendeni läbi Laura ja teiste. Nii et palvetage ka selle teenimistöö eest ja saage ise ka inspireeritud nendest lugudest, mis me siis täna kuulsime. Aga praegu jätame siis hüvasti ja kohtume järgmises Koma podcastis.